Töökullide erisaade seotult ühe töösurmaga, mis juhtus mõni aeg tagasi Eestis ja võtame kohe telefoni otsa siis töökeskkonna konsultandi Tööinspektsioonist. Tema nimi on Piret Kaljula. Paneme valju hääldi peale ja uurime, mis siis juhtus. Tööinspektsioon, Piret Kaljula kuuleb, tere. Tere Piret, mina Siim ja mul on kõrval Sander. Tervist. Kas sa kuuled meid? Jaa, kuulen sind väga hästi. Väga hea, et minul on küll telefon minust meetri kaugusel, aga kui on hästi kuulda, väga hea. Ühesõnaga saade Töökullid leppisime eelnevalt kokku, et me helistame sulle ja teeme siis ühe erisaate just nimelt peaaegu et 6 aega tagasi tegelikult juba. Meil oli mai 8, kui nüüd me õigesti teame, oli Eestis üks töösurm. Jah, et ma kindlasti konkreetsest juhtumist ei saa rääkida. Ma sain aru, et me räägime üldiselt redelitest. Okei, me saime ise teistmoodi aru, aga no mis seal ikka? Et ühesõnaga, aga kas sa midagi saad sellest juhtumist rääkida? Ma mõtlen midagi, mida tööandjad võiksid täna õppetunnini juba kaasa võtta? No see on natuke liiga värske lugu, et kas need uurimistulemused üldse olemas on, et mis sellel konkreetsel juhtumil valesti läks, ma küll hetkel ei oska öelda. Okei, aga kui me vaatame nagu statistikat, et mis need top, ma ei tea, 3 põhjust on, et miks redelilt inimesed kas siis katki või surnuks ennast kukuvad Eestis? Redelilt üldiselt või põhiline põhjus, miks redelilt kukutakse, on see, et redelil tehakse tööd, mida redelil tegema ei peaks. Et kas siis näiteks kasutades käsitööriistu, kus inimesel ei ole võimalik enam redelist kinni hoida, kui seal natukene upitama hakata, siis kaob tasakaal, siis see kukkumine on juba väga kerge tulema. Teine on see, et see redel ei pruugi korras olla. See redel pannakse valele aluspinnale näiteks, mille tõttu ta muutub ebastabiilsemaks, lumi jää. Et need on sellised asjad, miks need kukkumised nagu toimuvad. Aga kas tööandja saab kuidagi või töötaja saab kuidagi veenduda ka, et see redel on korras ja ohutu? Tegelikult on tööandja see, kes peab esmalt selle ära korraldama, et enne kui inimene redeliga tööle hakkab, oleks veendutud, et see redel on korras. Või siis võib olla ka niimoodi, et kui seda redelit kasutatakse väga harva, et kas see töötaja siis ise teab, millele ta peab tähelepanu pöörama, enne kui ta selle redeliga tööd tegema hakkab, aga üldiselt hakkab ikkagi sellest peale, et tuleb ära otsustada, kas see töö, mida on vaja teha, kas seda saab redelilt teha. Et see on see koht, kus üldiselt hakkavad asjad valesti minema, sest redel tegelikult on ju mõeldud ikkagi liikumiseks ühelt tasapinnalt teisele. Aga kui nüüd ikkagi redeli vaja tööd teha, mis on tööandja vastutus, mis on töötaja vastutus? Võtame korraks. Mis on see töö, mida on redelilt vaja teha? Miks seda ei saa teha näiteks kasutades tellingut, kui on vaja teha mingit tööd kasutades käsitööriista? Miks seda tööd peab vältimatult tegema redelil, kus on oht alla kukkuda? No pigem võib-olla see, kui on näiteks mingi juhutöö või siuke, ütleme, et näiteks mine võtta vaheta seal pirne ära laes, et siis on see tellingu panemine on alati selline küsimus, et siis peaks võib-olla suurem töö olema. Saan mina nii aru sellest? Jah, see ongi hindamise küsimus, et kas see redel on stabiilne, kas seda redelit saab seal korralikult paika panna. Ja üldiselt on ikkagi niimoodi, et redelil tuleks hoida seda 3 punkti puutumust, et 2 jalga ja 1 käsi näiteks. Mis üldiselt juba ju välistab sellise tõsisema töö tegemise. Aga kui ühe käe asemel kasutatakse mingid muud ankurdusmeetodid, ma ei tea, näiteks kukkumiskaitsevahendid? Et pannakse ennast kukkumiskaitsevahendiga redeli külge kinni. Just. Näiteks. Aga see ju ei välista seda, et inimene koos redeliga alla kukub tasakaalu kaotuse tõttu. Nii et siis kukub ta koos redeliga. Siis ta kukub redeliga. Jah. Et see nagu vist probleemi ei lahenda. Aga see ongi see, et tegelikult et see redel tundub ju väga süütu või ütleme mitte ohtlik. Et miks võib-olla need asjad nagu juhtuvad, ongi see, et näiteks, et tööandja ütleb, et kuule, et ma ei tea, Mati, et ole hea, mine tee see töö ära, mees võtab redeli ja läheb nii-öelda oma algatuslikult ilma juhendamata. Et mina saan sellest niimoodi aru, et väga paljud
juhtumid ongi just sellepärast, et inimesed ei jõua, tähendab töötajad ise, kas nad ei ole siis instrueeritud või ja hindavadki selle ohu liiga madalaks. Tegelikult ma tuleks natukene jällegi alguse poole tagasi. Kui tööandja ütleb, et Jüri, mine tee see töö ära, tal peab ju olema mingi arusaam, kuidas see Jüri peaks seda tööd tegema. Tal on see arusaam olemas, aga praktikas töötab ta vist niimoodi, et Jüri on juba läinud, kui keegi jõuab talle reaalselt seda infot anda. Jüri on nii motiveeritud, et paneb poole töökorralduse andmise pealt juba kas see päriselt nüüd nii on, kui tööandja ikkagi ütleb talle, et nii, Jüri, see asi on vaja ära teha ja seda teha tuleb nii ja nii moodi. Ehk et pigem selles olukorras on ikkagi mitte nüüd, on olukord see, et kus tööandja ütleb, mine tee ära, tööandja ise ei mõtle läbi, kuidas seda tööd tuleks teha ja selle vaesel Jüril ei jää mitte midagi muud üle, kui leiutada mingi võimalus, kuidas see töö siis ära teha. Ja siis ta ei tee seda tööd kõige paremal, ohutumal võimalikul moel. Aga miks ikkagi see Jüri siis meil täna kipub ikkagi pigem liigseid riske võtma, et mis need peamised põhjused on? Sest et Jüri pannakse sellesse olukorda, et ta peab neid riske võtma. Ehk siis tööandja survestab, surub lühidalt öeldes? Kas ta nüüd otseselt survestab või ta tegelikult ei mõtle päris täpselt läbi, kuidas need asjad peaksid tehtud saama, ta annab inimesele korralduse, aga see on nii-öelda poolik. Et tegelikult see, kuidas seda tööd ohutult teha, seda infot sellele vaesele Jürile keegi ei anna. Ja loomulikult Jüri võiks ju ise öelda, et mida ma küsida, et kuidas ma täpselt teen, mida ma teen. Võib-olla talle tundub ka, et okei, et ma siis teen lihtsalt ära, ülemus ütles. Aga kui enamasti hakkab ikkagi sealt, et ei ole võib-olla päris hästi läbi mõeldud, kuidas seda tööd oleks ohutu teha. Aga meil Eestis ongi ju nii, et meil on väike ettevõtlus, mis on ka väga suure protsendiga ja siis on nagu suur ettevõtted, et seal väikses ettevõtluses kipubki nii minema, et see üks mees teeb ka mitut erinevat tööd. Et nii nagu juht ise, et kord on ta juht, siis ühel hetkel võib-olla ripub ise kuskil lae all, et seal ongi võib-olla ka see instrueerimine natukene nagu juhendamine jääb natuke nagu tahaplaanile või? Et mulle endale jälle tundub nii, et see, mida ma praktikas näen. See võibki nii olla, et kõigil on kiire. Me ei jõua praegu korralikult asju läbi mõelda. Samas on see, et kui õnnetus juhtub, siis ilmselt on aega küll mõelda, et äkki tegelikult oleks saanud teistmoodi. Ma saan aru, et praeguse seisuga on seda õnnetust umbes 3 nädalat keegi uurinud, et meil ikkagi veel lõpptulemusi, kui me räägime sellest surmaga lõppenud õnnetus korraks veel, et meil ikkagi veel nagu selliseid põhjapanevaid järeldusi ei ole ja seda uurib meil politsei, on nii, jah? Surmaga lõppenud tööõnnetusi peab, üldjuhul uurib politsei ja teine pool on see, et tööandja ise peab ka uurima ja välja selgitama, mis siis valesti läks ja teine pool siis see, et mõtlema välja meetmed, mida teha siis selleks, et homme nii halvasti ei läheks. Et tegelikult igal juhul peab tööandja ka õnnetust uurima. Aga siin korraks veel, et meil on nagu väga sagedased juhtumid sellised, et tööandja on kõik ilusti ära rääkinud inimesele, aga inimesel või töötajal ei ole sellest, see tegevus, mida ta läheb tegema, ta teeb ikkagi vastu risti, täpselt nii, nagu ei pea tegema. Et kas sellisel juhul nagu on töötaja vastutus, näiteks kui tööandja on kõik ära rääkinud, et vaat nii on ohutu ja nii, aga töötaja teeb ikkagi teistmoodi. Mis siis saab? Siin on nüüd 2 asja. Üks on see, et kui tööandja on rääkinud, siis kas me saame olla kindlad, mida see tööandja rääkis ja kas ta selle konkreetse asja rääkis ära. Et siin on see, et kas tal oli tegelikult kirjalik ohutusjuhend, kus on konkreetselt kirjas, mida ja kuidas täpselt tegema peab, töötaja annab allkirja, et ta selle juhendiga on tutvunud. Ja siis on küll see, et on selge märk maas, et töötajale oli öeldud, et sa seda ei tohi teha või sa pead toda tegema niimoodi. Töötaja on andnud oma allkirja ja see kõik on tõendatav, et töötajat juhendati, töötajale korraldati väljaõppe,
töötaja käitus valesti, siis ongi see, et töötaja käitus valesti, sellest tööandjat süüdistada ei saa. Kui nüüd ei jää mingisuguseid, aga kui tööandja rääkis, siis jääb küll see õhku, et kas ta rääkis, kas ta seda rääkis, mida ta täpselt rääkis. Seda on juba oluliselt keerulisem kinni võtta. Ehk siis üks asi, mis igal tööandjal peaks tagataskus olema, on töövahendite seadmete ohutusjuhendid. Ohutusjuhendid küll jah, et siis on selge ja sealt tekib ka see, et võib-olla ma unustan ära kogemata midagi rääkida. Kõik see, mis on mustvalgel kirjas, seda ei saa keegi ära unustada. Siis on selge, et on juhend, töötajad on juhendatud, töötaja teadis, kuidas ta seda tööd ohutult pidi tegema. Ja see, kui see juhendamine oli aasta või 5 tagasi, ega keegi ei mäleta, mis kvaliteediga see oli, et kuidas näiteks õnnetusjuhtumit korral seda arvestatakse, et kui kvaliteetselt nüüd see juhendamine läbi viid oli. Allkirjad on olemas nii juhendamisel kui väljaõppel, aga siis on põhimõtteliselt sõna vastu, on ju? Ei, siis ei ole sõna vastu selles mõttes, et kui ohutusjuhend on kirjalik, siis on ju võimalik väga selgelt 5 või 10 või 15 aasta pärast välja lugeda, mis seal juhendis siis kirjas on või mida seal siis kirjas ei ole. Ehk et väga selgelt on võimalik kindlaks teha, mida töötajale öeldi. Kui siis tuleb välja ka see, et mida töötajale siis ei öeldud või nii-öelda teatavaks ei tehtud. See ongi kõik see, mida uurimise käigus välja selgitatakse. Minu küsimuse mõte pigem oli see, et ma ei tea, tuleb esimesel päeval uus töötaja, ta on ehitusmees, tal on vähemalt 10 tööriista, mida ta kasutab, ja see tähendab seda, et tal on vähemalt 10 ohutusjuhendid, mida ta peab läbi lugema või mida talle peab tutvustama. Me statistiliselt teame, et selleks, et inimesel meelde jääks, ta peab mingid asja vähemalt 3 korda kordama. Et see, mis kvaliteediga nüüd seda asja tutvustati, seda 10 aasta pärast on ikka üpris raske tõendada, et ma mõtlen seda, et selle juhendamise väljaõppe kvaliteet on siis sõna vastu, oli minu mõte. Et seda et kui nüüd tööõnnetus on, siis tööinspektsioon uurib või ka neid asju, mida on siis politsei pidanud uurima või tööandja pidanud uurima, kui palju seda välja tuuakse, mis kvaliteediga tegelikult neid asju tehakse? Seda, kui me nüüd räägime tööinspektor uurijatest, siis nemad vaatavad juhendid läbi, räägivad selle töötajaga, teevadki selgeks, mida siis töötajale juhendamise käigus teatavaks tehti ja ma ütlen, siis tuleb välja ka see, et mida siis teatavaks ei tehtud. Et kui töötaja ütleb, et ma tegelikult ei mäleta, kas ta ütles mulle seda või öelnud mulle, et vahet ei ole, kas oli kirjas või ei olnud, et siis on ikkagi see risk, et tegelikult justkui kirjas oli, aga äkki ei räägitud? Ei, nagu ma ütlesin, see, mis on kirja pandud, on ju võimalik kindlaks teha, mis seal ohutusjuhendis kirjas on. Kas seda konkreetset asja, kas see oli juhendis kirjas? Kui töötaja andis allkirja, siis ta pidi seda teadma. Okei, ehk siis tegelikult kui juhend on olemas, juhendamine on tehtud, väljaõpe on tehtud, siis see on A ja O. Ehk siis vaadatakse. Mis mõttes A ja O? Selles mõttes, et see on üks osa ju kogu töötervishoiu ja tööohutusalasest tegevusest on juhendamine. Ja kui midagi läheb valesti ja õnnetus juhtub, siis loomulikult vaadatakse üle ka see juhendamise ja väljaõppe korraldamine. Okei. Aga seda juhendamist peab tegema, ütleme nii, et kui inimene on tulnud tööle ja on sellest aastast ja on edasi läinud 15 aastat, et kas seda peab vahepeal, kuigi ta on kasutanud neid samu tööriistu, et kas siis juhendamist on vaja teha mingi regulaarsusega? Perioodiliselt ei pea sen tööandja otsustada, et kas ta soovib 15 aasta jooksul on see, et ilmselt midagi on ikkagi muutunud, et neid ohutusjuhendeid on muudetud ja kui ohutusjuhendeid muudetakse, et siis see on üks alus, mille pärast siis töötajale uus juhendamine teha. Aga kui me võtame mingi ehitusobjekti, et ehitusobjekt on selline, kus üks päev on üks olukord, teine päev on teine olukord, eks siis tegelikult need tingimused päris palju muutuvad, et mida saaks tööandja teha selle heaks, et nüüd neid muutunud tingimusi adekvaatselt ka tööohutuse vaates siis ümber hinnatakse, ma ei tea, kas siis riskianalüüsi uuendus või siis mingid muud meetodid. Muudab siis tööohutuse plaani, kui midagi muutub näiteks. Sest see muutub ju kogu aeg, et ma mõtlen seda, et midagi kogu aeg valmib, et seal ei saa olla niimoodi, et kogu aeg on ainult vundament, et üks hetk tulevad seinad, laed, põrandad, aknad, tulevad plaadid, vesi, et siis põhimõtteliselt mu küsimus ongi see, et kui nüüd tööandja tahab, et tal oleks kõik asjad korras, siis põhimõtteliselt
iga peale mingit etapi lõppu ta peaks siis tegema tööohutusplaani ümber? Noh, oleneb, kuidas see algselt tehtud on, et võimalik, et on mingitel hetkedel vaja muuta, jah. Kui tihti te oma kontrollide käigus või okei, sa oled küll konsultant, aga kui tihti Tööinspektsioon seda päriselus näeb, et seda tehakse? Jah, mina ehitusplatside kohta väga nii täpselt ei oska öelda, et kui ma isegi ei mäleta, millal ma viimati ehitusel käisin, et ma selle kohta jään vastuse võlgu, et jällegi see teema ei olnud, ma oleks saanud uurida, kui te oleks ette öelnud, et see teema tuleb. Ei ole hullu, et see kõik on, me saame neid asju hiljem juurde küsida teistes podcastides, ei ole probleemi. Aga mida veel tööandja, et ütleme, et kui ta nüüd vaatab üle, et tal on riskianalüüs tehtud, tal on ohutusplaan olemas, tal on juhendid olemas, juhendid väljaõppe tehtud, mida veel redelite vaatest, ütleme, üks hea tööandja peaks tegema? No üks asi on see, et teha redelite kontrolli ehk et veenduda, et need redelid on terved ja veenduda sisuliselt. Kohati on see, et redelil on peal kleeps, et seda on kontrollitud näiteks nädal aega tagasi. Ja see redeli seisukord on selline, et sellega ei peaks täna tööd tegema. Jah, võimalik, et ta läks selle nädala aja jooksul katki, aga üldiselt ta näeb juba nii räämas välja, et ilmselt oli katki ka siis, kui see kleeps sinna peale pandi, et vaadata ikkagi sisuliselt üle see, kas need redelid on korras ja kui need redelid ei ole korras, siis need kasutuselt kõrvaldada. See on ka hästi levinud, et seda redelit me ei kasuta, aga samas see redel on kuskil töökoja nurgas, kus töötaja selle tegelikult kätte saaks. Ja kus see töötaja peab teadma, et seda redelit me ei kasuta. Et ongi see, et töötajal oleksid kättesaadavalt ainult terved, kontrollitud, korralikud redelid ja siis läbi mõeldud, mis need tööd on, mida me teeme, et kas neid saab redeli pealt teha või siis oleks võib-olla mõistlikum leida teised lahendused. Ja mida töötaja saab teha, et ta nüüd, kui ta näeb katkist redelit, mis õigused tal on? Esmalt anda tööandjale teada, et see redel on katki ja selles mõttes, et ega meil on ju väga palju tublisid ja toredaid tööandjaid, kes lihtsalt teades, et redel on katki, lähevad poodi ja toovad järgmise redeli. Aga teisest küljest ka, et kui tundub, et see redel ikkagi väga stabiilne enam ei ole, siis öeldagi, et ma ei saa selle redeliga tööd teha, sellepärast, et see redel ei ole stabiilne ja ma ei tea, mis hetkel ta katki läheb. Isiklik vastutus ka juurde inimesele endal on ju, et olla selles mõttes hoolas, et need asjad on kõik õiged ja vastavad nendele tingimustele. Jah, sest et ega kes alla kukub, kui midagi valesti läheb. Jah, 80% õnnetustest vist ikka saab viga see, kes selle jama ise korraldas, 20% vist oli statistiliselt keegi teine saab viga. Jah, see nüüd, et 80% juhtudest on puhtalt töötaja süü, et tööõnnetus juhtub. Selles ma nüüd... Ei, ma ei mõelnud seda. Ma mõtlesin seda, et 80% on see, kes viga saab, on selle ise põhjustanud, nagu selles mõttes, et tema on selle asja algatanud. Ehk siis, et ülejäänud 20% on see kellegi teise algatatud või mingisugused muud faktorid seal juures. Aga see selleks. Piret, kui nüüd mõelda veel redeli ohutuse peale, ütle top 3 asja, mida üks töötaja peaks tegema ja mida üks tööandja peaks tegema kokkuvõtlikult selleks, et redeliga õnnetusi nii palju ei juhtuks meil Eestis? Tööandja esmalt ongi see, et alustada sellest, et mõelda läbi, kuidas me mingit tööd teeme ja kas see töö on nüüd see, mida saab redeli pealt teha. Teine on see, et vaadata, et see redel on korras, terve, et sellega töötaja ja saab tööd teha. Ja kolmas on ka see, et töötajat juhendada, et tal on, millisele aluspinnale näiteks redelit paigutada ja nii edasi. Ja töötaja pool on see, et kui selle redeliga on midagi valesti, siis anda tööandjale teada. See ei pruugi olla üldse probleem, see võib olla väga lihtne lahendus, tööandja läheb, võtab laost selle uue redeli või läheb ostab poest selle uue redeli. Ja kui see asi ikkagi tundub tõesti ohtlik,
Sest üldiselt on ikka nii, et kui see asi tundub inimesele ohtlik, siis see ongi ohtlik ja siis sellest anda tööandjale teada, et niimoodi ei saa seda tööd teha, sellepärast et see võib lõppeda väga halvasti. Okei. Väga head nõuanded, ma arvan, et need on need asjad, millest mööda minna ilmselt ei saa, et vahet ei ole isegi, et kui selle töövahendi nimi pole redel, et siis võib olla ka, ma ei tea, mingisugune mootorsaagin ja pane sinna juurde, et täpselt samad nõuanded peaaegu ette. No jah, eks need tööohutuse, töötervise nõuded ongi sellised universaalsed kohati. Ehk siis mõnikord ei tasu liigseid riske võtta. Ja liigseid riske vist ei tasu kunagi võtta. Just. Aga aitäh, Piret, et sa olid nõus seda lühikest intervjuud meile andma, et meie soovitus kõigile tööandjatele, kes ei tea veel, et Tööinspektsioonil on olemas konsultatsiooniteenus, et kutsuge nad endale külla. Teid on kokku 3, on ju? Jah, vaimse tervise konsultant ka kokku 3, just. Sina vaimse tervise konsultant ja siis on Rein, on ju? Ehk siis just. 3 käsi olete. Nii et julgelt tööandjad, võtke ühendust, küsige abi, küsige nõu. Pika kogemusega inimesed tuleb külla ja räägivad teile asjast nii, nagu nemad on neid asju varem näinud ja kohanud ja annavad head nõu. Nii, et Tööinspektsiooni konsultant on rääkinud ja tegelikult on nii, et kõik on õige. Aga lihtsalt, mis me siis soovitame, et tegelikult me saime aru ka seda, et tööandja peaks võimalikult palju ikkagi endale tagalat kindlustama sellega, et võtma inimese käest iga juhendamine teha, siis tuleks allkiri võtta. Seda vist suhteliselt tihedalt, sellepärast, et kunagi ei tea, kuna nagu me selles ajas nägime, et kui see läheb liiga pikaks, siis võib jällegi juhtuda see, et see ägustub see. Just, et kui on mingite seadmete vahetus, tehnoloogia uuendus, töövahend vahetatakse uue vastu välja, siis ilmselgelt on mõistlik uuendada vahetusel ohutusjuhendit. Ja korraks tuleks selle juurde, et see sama on ju, et kui selle kvaliteedi juurde, et kuidas mina sellest aru saan, on ju see, et kui ma täna instrueerin ära ja see instrueerija oli näiteks sekretär, siis ongi see küsimus siin, selle kvaliteedi küsimus on ju, et kas ta tegelikult oli see, et ta luges lihtsalt selle juhendi läbi ja pani allkirja või oli ka seal päris niimoodi arutelu töötajaga, et võt see asi käib nii, näitad, inimene saab küsida, et ma ise ju selle valdkonnaga tegelen, siis ma näen, et tegelikult täpselt erinevaid asju on, et kõik töökeskkonna spetsialistid ei ole igas firmas olemas. Jupp, ehk siis esiteks dokumentatsioon korda, korralik juhendamine, katkised asjad minema, terved asjad asemele ja vajadusel kutsuge endale appi konsultant, kes aitab need asjad siis paremini lahti mõtestada. Ja see on tasuta, nii? Ja see on tasuta, nii et inspektsioon... Et kui juba nii-öelda tööinspektsiooni karta, siis võiks ennem saata konsultandi endale, kes teeb nii-öelda sul eeltöö ära, puhastab sul nii-öelda need suuremad probleemid ära ja siis, kui inspektor tuleb, siis on natuke juba lihtsam. Täpselt. Nii et kõik töökullide sõbrad ohutusjuhendeid tegema, aga veel tähtsam, ärge unustage meid siis YouTube'is ja Spotify's on siis mõlemas kohas on võimalik subscribe ida ja kõik, mis me jagame riilide näol, on ta siis TikTokis või mujal, pange aga reshare ja siis jõuab see info rohkemate inimestele. Ja jälgida meid tervisetasku.ee portaalist. Just. Aitäh kuulamast. Aitäh.